Meie kurviline seiklus Piki-Piime maanteed hakkab vaikselt läbi saama ja tänaseks oleme olnud teel juba 8 päeva. Ees ootab Jõelähtme vald. Nende päevade jooksul oleme näinud igasuguseid ägedaid ja ka veidraid asju, kohtunud paljude toredate inimestega ja Arlet on mind püüdnud harida oma ajalootundidega. Seiklus jätkub. Näed, Jaagup, olemegi jõudnud oma rännakul Tartust Tallinna viimasesse omavalitsusse enne Tallinnat, see on Jõelähtme vald ja usu mind, ma tean, sa oled siit mööda seda sama Peterburi maanteed, mis meie selja taha jääb, korduvalt läbi kihutanud, teadmata, et kui sa astuks tee pealt natukene kõrvale, võib leida väga põnevaid kohti. Peame kihla, et ma suudan sulle täna näidata midagi sellist, mida sa oma rännakutel Jõelähtmel pole varem näinud. Peame. Jaagup, kohal, selles kohas, me oleme nüüd kohal. No jälle, rõngaskalmed on siin ja need on otse maantee ääres. Nüüd on palju arvatud, et need rõngaskalmed on siin maantee ehitamise käigus leitud, aga tegelikult päris nii see ei ole. Nad leiti küll siit tee alt, eks ole, aga tõsteti teest kõrvale, et ei jääks vanad hauakohad tee alla. Nii et need on tegelikult, siis võiks öelda ikkagi originaalid, mis on teisaldatud siia mitte päris õigesse kohta. Nägu ma aru saan, Jaagup, siis siin on tegemist sellise küla pealiku hauaga. Vaata, mis on ikkagi natukene suurem, nagu keskmise suurema rõngaga, siis on väiksemad rõngad, kus on näiteks naised, lapsed ja siis on üks suur, mis on nagu pealik. Nüüd me oleme oma ringsõiduga Jõelähtme vallas jõudnud siia Maardu linna veerele, kus taga seisavad betoonkärakad ja ees ootab mind väike üllatus. Kas sa oled midagi kuulnud Kallaverest? Ma olen kuulnud Kallaverest küll, sellepärast, et ma elan siin kõrval vallas, Viimsi vallas ise. Ja Kallaverest ma tean nii palju, et see näeb välja nagu Lasnamägi ja kunagi nõukaajal raviti siin sellist hirmsat haigust nagu süfilis. Aga võtame selle arvesse ja nüüd ootab ees nagu ajarännak. Ilusast sotsialismi ajast, kaunisse kiviaega. Peaaegu kiviaega. Vaata nüüd, kiviaiad. Kas sa näed? 150 aastat vana talutare. Vaat. Veel kiviaeda. Kas sul on tunne, et nagu oleks peaaegu kiviajas juba? Ma ei kuule jubedalt müriseb. Olemegi jõudnud siis Rootsi Kallavere külla, vaid 100 meetrit Maardust mäest alla Künkaservalt. Ja siin me oleme. Selle kohta võib küll öelda, et mine metsa. Tere! Tervist! Tervitus! Tere tulemast! Tere tulemast Rootsi Kallavere külla! Väga meeldib. Tere! See on nagu mingisugune ajaränd kõige lühemal teelõigul. Tõesti. Ja saite ajaliselt päris pika jupi tagasi. 800 aastat vähemalt on see küla siin 100 meetrit sõitu ja 800 aastat. Nagu naksti. Ossa püha jumal. Kes oleks arvanud? No teil on selline tohutu klientuur ju kohe kõrval. Ma kujutan ette, et tuhandete kaupa käivad Maardu elanikud teid siin nimetlemas. Maardu omad võib-olla ei käi tuhandete kaupa, aga käivad, aga käib ka mujalt. Ka mujalt? 1000 saame siis kokku ehk kuidagi kamba peale. Ja mida siit siis näha saab? Siit saab näha kõike, kuidas elati, millega tööd tehti, mida seljas kanti ja kuidas... Siin samas, selles külas? Selles külas ka, jah. Et siin ruumis on nüüd selline väljapanek nii-öelda olmest, väikese nagu kallakuga selle poole, et talv on tulemas, siis on pandud natuke paremad ja soojemad riided siia valmis. Kauas Eesti suvi ikka kestab. No nii, aga see ei ole veel kõik. Lähme käime ka teiselt pool teed. Selge. Külatänavas on majad kahel pool teed.
Ma tean, et see on üks väga eriline asi. See on eriline asi, see on väga vana, see on tehtud 1935 ja kuna meri ei olnud siit kaugel, siis nendel taludel, kui nad ennast vabaks ostsid, oli ka õigus püüda kala selle talu ostmise lepinguga ja see on siit ühe pere paat. Kas venelased puruks ei saagi kõik paati? See pere peitis selle paadi ära. Nii et kui venelased tulid, nad panid selle rehe alla ja siin kuskil 80-ndate teises pooles on nad alles julgesid öelda, et meil on selline asi. Nagu ma olen kuulnud, siis see on ainukene omalaadne üldse kogu Eestis. No see ütleme selle malli. Siin käisid Meremuuseumi ja Käsmu Meremuuseumi peremees ja seda vaatamas ja ütlesid, et seda malli nii heas seisukorras Eestis teist säilinud väidetavalt ei ole. Kuna see pere, kust need paadid pärit on, Kivimäe talu siit mere poole, nemad olid seda stiili, et nad hoidsid kõik alles. Et ähk läheb tarist, nagu hiidlane ütles. Jõelähtme valla Rootsi-Kallavere külas on tore elada, sest siin on säilinud ehedat ajalugu ja me üritame seda igati hoida. Selle 20 kilomeetriga jõudsid sa nii palju juba must ette, et jäid magama või? Kui käisid söömas, ma käisin lõunal vahepeal. Näe, Ivar ka. Tere tulemast! Tere tulemast Kostivere kultuurimõisa. Sõiutas kultuurimõis, see nagu veidike suureline ei ole või? No ma usun, et ei ole. Ma arvan, et te võite võtta rahulikult kiivrid peast ära ja tulla vaadata sissepoole, et näha, et mis siin kultuurimõisas siis tehakse. Et kas ta väärib siis oma nime. Elu käibki praegu siin. Elu käib ja täitsa. maja ongi nagu sihukest aktiivset kultuuri täis või? No täpselt nii. Lähme vaatame. Seda tööd olen mina teinud, see näib välja imelihtne. No mina nii väikseid asju pole ei teinud. Mina tegin vähe pikemades, ma tegin kaltsuvaipasid. Vaat sellist asja küll ei oska, et selliseid asju siia sisse. Nüüd vaata, seal on muster on ju ees, sa näed. Kuidas sa selle järgi teed lihtsalt? No? Ja, ei, ma kujutan ette, kui see. Tere! 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 Mis siin meil toimub? Meie jagame riideid. Mis mõttes? Meil on... Igaüks saab. Kas teil Arletile ka midagi on, sest et see on õudne, mis tal seljas on? Ja meil on... Ole vait, väga elus. Meil on paraku küll vist noorte segarühma riided, ma ei tea. Noorte segarühma. Aga mis pidu siis tulemas on? Meie valmistume vaikselt suvisteks esinemisteks, näiteks mõisapäev augusti lõpus on tulemas. See on siin Kostiveres? See on siin samas Kostiveres, selle sama mõisa ümber ja sees. Mõtte kohalt. No jõudu. Väga uhke, väga uhke. Jõudu teile. Tarvis. Laika suure palkapoe, laika ema oli koer. Õde ja ka venn, koeras üldsiden, laika langa koera poeg. Mulle meeldib Jõelähtmes elada, kuna lastel on siin hea kasvada ja kultuur on hoitud. Kostivere on üks ütlemata äge koht, kus inimesed teevad kultuuri ja tulge seda ka nautima. Laika maha lõi, laika kosmosesse sai.
suure paukapoeg. Ivar, kuule, palju siin majas nagu ruume üldse on nüüd siis? Ruume on siin päris palju. Ütleme niimoodi, et üle 20. Aga kust need inimesed, siin on tõepoolest, maja oligi kultuuri täis, mis oli nagu eriti veider. Aga kust nad tulevad? Kas nad öeldavad, et kõik need kohalikud lihtsalt käivadki sinna? Ja loomulikult. Väga hästi inimesed naudivad seda mõisa ja käivadki ja kogu aeg käivad, nagu te ise nägite. Ivar, aga täname. Oli, ma ütlen, täiesti üllatav ekskursioon siukses kohas, kus ma varem polnud käinud. Nii et aitäh! Aga võtke heaks. Kõik ilusad. Jaagup, kas sa tead, et Eestis on ka püha palverännu tee? See algab juba Pirita kloostrist ja kulgeb Vastseliina kloostrisse. Seda kutsutaksegi Püha Brigitta palverännu tee. Ja see ajaveski... Mida ütlesid? Ei midagi, lähme vaatame siis. Kopp, tere jõudu! Oi, tere! Tere, kaunist päeva, millised veetlevad daamid, kui tore on teid näha. Töötavad käed on alati olnud õnnistuseks ja vabandage, kuhu me nüüd sattunud täpsemalt oleme? Ja ajaveskis, vaata enam ta nagu tuuleveski ei ole, aga nüüd on ajaveski. Ja ma saan aru, et teie ajaveski on ka siis nagu elustamas ammuaegseid käsitööoskusi. Ja nimelt Jägala juha juurest on leitud Eesti vanim pott. Selline suur, hiigelsuur pott ja täpselt nii nagu siin neiukene rullib seda, siis nemad tegid täpselt samasugustest rullidest sellise kiviajapotte. Jaagup, ma näen siin suurepärast masinat, millel on mootor küljes, kui äkki kena neiu vabastaks selle koha sulle ja annaks võimaluse proovida. See näeb üsna lihtne välja, mis seal ikka siis. Nii. Vastu põlvi. Oleks fikseeritud, et nad ei läheks lappama. Nii. Hoia nüüd tugevasti peod ümber. Võta pöidlad nüüd sinna tippu ja suru kergelt. Ja veel. Ei kiirustada. Ei kiirustada, ei ole kuskile. Keegi imeb mul seda sõrme sealt seest poolt. Just. See on nagu must kunst. Oli pöial, pole pöialt. Jaagup, hea küll, nii kaua, kuni sa siin möllad, ma lähen vaatan, mis siin üleval toimub. Looküla Jõelähtme vallas. Siin on ilus elada, vaadata Tallinna tulesid, aga olla looduse keskel. On ikka äge. On, miks ta ei ole. Tead, ma olen mõelnud inimeste ees, kes mõtlevad, et teeme ühest kiviunnikust klaassentega veski. See on hämmastav fantaasia ja pealehakkamine. Aga ajaveski nähtud, lähme siit. Jaagup, müstilisse saakapelisse. Täna on mitmeid kordi juttu olnud palverännu teest, aga see objekt on, ma arvan, kogu selle palverännu tee üks kõige süngemaid. Me oleme Sahaloo kabelis, Püha Nikolause ehk Püha Jõuluvana kabel. See on nagu Pirita klooster, mis ei ole steroide saanud. Täpselt. Vau. Ma olen siin küll käinud mitu korda, aga alati on see, alati tuleb öelda. Vaata, kui palju me oleme täna näinud sellist iidset ajalugu, ka seda kohta, päris täpselt pole teada, kuid arvatakse, et oli olemas juba 1100 millegiga. Loomulikult see kabel iseenesest on nüüd veidi uuem, aga siiski varsti pea 1000 aastat on selle koha peal Jumala poole pöördutud. Kas sa saad aru või? Sa saad, mis energia, mis jõud. Jaagup,
selles pühas koopas pole vist püha vaimse peale tulnud. Algab ajalootund. Kolm Taani kaupmeest jäid kord merehätta. Eemal märkasid nad ühte küngast, mille tipus oli puu. Nad lubasid sinna künkale rajada imekauni kabeli, kui jumal nad tormi käest päästab. Kaupmehed pääsesidki, tulid künkale, raiusid maha püha puu ja asusid sinna kabelit ehitama. See, mis päeval ehitatud, see öösel aga lammutatud. Ühel ööl jäänud kaupmehed varitsema ja saanudki kätte 3 kohalikku meest. Võtsid nad kinni ja müürisid elavana siia müüride sisse. Kabel kerkis ja kolbad olid müüriaukudes veel kaua näha. Ja kolbad on kadunud, aga augud on jäänud. Kiirelt, jah. Kuidas saame abiks olla? Kust on poolikud? Nii. Keerake lahti! Suits, kurat! Suits lämmatab! Keerake lahti! Poisid, kerime voolikad kokku korras juba. No ma tahan Raitsu käest küsida, kas see oli nagu ilus tegu, et kui sa kustutad lõket, sa lased ühtlasi ka kõik lõkkeäärsed inimesed üle? Tead, alati... Pildis on ta kindlasti ilus. Jah, see on suurepärane pilt, eriti teie puhul oli see väga ilus, aga ma ütlen, et reegel on selline, et tekitades väikest kahju selleks, et suur kahju ära hoida, siis on kõik lubatud. Jah, aga kuule, see on tule vastu päris võimas relv. On. Tegelikult ma olen alati öelnud, et kui te vähegi olete lõkke peale mõelnud, et hakkate tegema seda, siis ei ole tegelikult ju palju vaja. Võtsige üks korralik tulekustuti, võib-olla piisab ka tegelikult ämbritäiest liivast ja veest ja selleks saab väga palju ära teha. Selleks, et tuletõrje auto kohale tuua, siis peab olema asi päris hulluks läinud, aga kui sul on vähegi mõistus peas ja selline ristapuu olemas, siis pulli saab kindlasti. Vabatahtlik päästekomando tuli siin nüüd meile täna appi. Teil on, ma arvan, Eesti üks kõige vingemaid päästekomandosid. Teil on oma maja, teil on merepääste, teil on, mis päästed kõik seal veel? No nüüd nii palju kõiki päästeid pole, et võib-olla natuke drooniga lendame ja võib-olla natuke aitame inimesi otsida, aga tegelikult Eesti kõik need vabatahtlikud meeskonnad tahavad nende asjadega tegeleda, et lihtsalt kõigil alati ei ole seda võimalus. No igatahes tänuväärset tööd te teete igal juhul, et... Noh, aga... Suur tänu. Äge oli teid näha ja siis järgmine kord tõsisem koolitus tuleb, siis eks ju olete meil tundis. Jaagup tuleb. Mina tulen kindlasti. Head sõbrad, uskuge, Jõelähtme vallas on väga hea elada, sest see elu on siin turvaline. Kule, kus Charlotte? Tuleb! Kuule, ruttu, video viimimine käib, ruttu, ega siin ei ole aega. Ruttu. Mina küll ei saa hakkama. Ei, saad, kõigega saad hakkama. Mina küll tantsin. Jaa, ega siin ei ole midagi. Tantsimine, mu teine nimi on... Mida me tegema peame? Hakkate tantsima lihtsalt. Feel the beat, Arlet. Do you know what time it is? This beat is hot. Ma ei ole tükk aega näinud kuidagi nii hästi tantsimas. Nii professionaal. Selles suhtes, et isegi lavahirmu ei olnud. Joel, kuule, Jaa. mis asi see Liipatal on, kus me nüüd siis tegelikult? Me mõtlesime, tuleme siia rahulikult puhkama, viskame külili, piikutame, eks ole, ja nüüd korraga siuke tants. No jah, tegelikult Liipatalu on 6 aastat siuke arendusprojekt, kus oleme renoveerinud kõige vanema Sahaküla talukompleksi siis ära selleks, et saaks noortega siis noorsootööd teha ja laagreid. Joel, ole kena, tule palun siia. Ole hea. Nii. Ja kõigi oma fännide ja õpilaste noel, austatud publik, teile esineb Eesti kõver tänava tantsukunstnik Joel Joospaa!
time it is. Let's beat it hot. Meil siin Jõelähtmes Liipa talus on alati väga tore käia, siin on alati väga hea energia ja sellepärast me siin olemegi. Jaagup, sinu tsiklil on 39 riigi kleepsud, kus sa kõik käinud oled. Aga me sõitsime nüüd läbi oma tretiga kurvist kurvi Tartust Tallinna 8 valda. Ja minu meelest on ju häbiväärne, et sul ei ole nendest siin tsikli küljes mitte ühtegi märki. Ja sellepärast on mul sulle üllatus. Siin on 8 valla vapid ja mul on sulle, Jaagup, veel üks hea uudis. Et kui sul midagi selle vastu pole, siis me oleme nüüd jõudnud Tartust Tallinnaga. Kui põrutaks nüüd õige Lõuna-Eestisse tagasi ja teeks kurvist kurvi ka Lõuna-Eestis ühe tiiru. Mina olen poolt. Aga teeme nii. Aga nüüd on aeg pesta reisitolm maha, minna siia samasse Kostivere kultuurimõisa, tunda ennast tõelise härrasmehena ja teha üks pokker. Härra Kreem, olge kenad. Kuulge, ilusat reisi lõppu. Oi, tere! Väga meeldiv, Neiu. Kas on lauas veel vaba kohta, kui härrased sooviksid mängida? Ja me hoidsime teile kohta, nii et lähme mängima. Ranele, palju on algpanus? Aga me nüüd isegi raha välja ei pannud, et kas peab maksma ka, jah? Mängimise eest maksma ei pea, et meil ongi käimas siis selline lihtsalt tore seltskonna õhtu ja me mängimegi punktide peale, turniiripiletite peale, ma ei tea, kaardipakid, prillid, blind on vaja panna. Ja, 50 palun nagu. Ei siin ära praegune. Miks ma ei pane? Ma tahan ka mängida. Kohe saad. Pane kaardid, kui saab. Ja et see on just, mis siis teebki selle teistsuguseks siin Kostivere kultuurimõisas, et saab tulla lihtsalt veetma mõnusalt aega ja ilma, et peaks metsikult oma rahakotti tuulutama. Ilma autota kodu minema. Härra Kreem. Ja ka kaartidele, jah. Nüüd saime selle finaali lõpuks täna siis ära teha. Aga see on kogu aeg siin majas olnud? See on kogu aeg siin majas, ongi. Kas siin tohivad käia ainult Kostivere ja selle ümbruse või võivad siin käia? Me võime praegu küsida, kui paljud meil on siin inimesed Rakverest, meil on siin inimesed Tallinnast kindlasti, meil on Kostiverest siin kõige väiksem osa inimesi. Nii et vabalt võib tulla, iga kell ootame teid. Kuidas siis tänane päev oli? Kuidas nüüd sulle öelda? Kodulähedased kohad, tegelikult ju natukene tuttavad, aga näiteks Ajaveski oli minu jaoks väga äge koht. Ja muidugi see Kallaveret olev pisikene küla oli asi, mida tasus tõesti vaadata. Tegelikult oli täitsa tore päev ja kui ma nüüd vaatan sellele reisile pikemalt tagasi, siis igal pool oli absoluutselt midagi, mida nautida, mida teha. Ei, seda kindlasti, aga ma ootan tegelikult juba huviga seda Lõuna-Eestit, mida sa reklaamisid mulle, et lähme sinna. Kuule, aga härra Kreem, olge kenad, võtke suupisteid ja kohtume juba teel Lõuna-Eestisse. Jah.